Tere! Mina olen Ingrid Joost-Vermeiren ja räägin teile täna siis teemal digitransformatsioon ettevõttes Eesti Raudtee ServiceNow rakendamise näitel. Ja võib-olla natukese paari sõnaga ka siis ettevõttest Fujitsu Eesti, kus me siis pärit olen ja millega me siis igapäevaselt ka tegeleme. Fujitsu Eesti, kes sellest organisatsioonist kuulnud ei ole, siis meie eesmärk on ettevõtetele pakkuda just erinevaid IT-teenuseid, tooteid ja siis kaasa aidata nii riigiorganisatsioonide kui ka siis eraettevõtete digitaliseerimise taseme tõstmisele, pluss ka siis loomulikult äriprotsesside efektiivistamisele ja läbi selle siis parandada ka kliendi kogemusi. Mina olen siis digitransformatsiooni juht ja minu valdkonda siis kuulub erinevate lahenduste pakkumine organisatsioonidele, olgu selleks siis erinevad ERP-lahendused, SAP, Microsoft, Dynamics 365, Business Central, ServiceNow, et need on nagu sellised põhilised tooted, mida me siis hetkel pakume. Aga minnes nüüd siis asja juurde, et millest ma siis täna räägin, et võib-olla mõne sõnaga ka siis sellest üldisest digitransformatsioonist, et mis on selle digitransformatsiooni eesmärk. Et sellest räägitakse hästi palju ja võib-olla siis olgu siinkohal ka siis ära öeldud, et mida me tahame siis saavutada. Meil on erinevate ettevõtte organisatsioonide äriprotsesside jaoks erinevad tarkvarad ja kogu transformatsiooni käigus me tegelikult tahamegi need erinevad tarkvarad omavahel integreerida ja moodustada ühtse terviku ja läbi selle me siis muudame organisatsioonide äriprotsesse paremini, lihtsamini hallatavaks, rohkem automaatseks ja ka inimese roll nendes protsessides siis ajas hakkab muutuma, et inimene ei ole enam see, kes siis paneb ühes süsteemis teisi andmeid, vaid inimene jälgib seda, millised need andmed on ja kuidas need andmed siis meie kasuks tööle hakkavad. Aga olgu siis kohal rõhutan seda, et erinevad lahendused, mida me siis organisatsioonides kasutame, peaks siis moodustama ühtse terviku ja olema siis omavahel integreeritud. Mida siis selle digitransformatsiooni tegemiseks vaja on, et kõigepealt, kui me räägime üldse digitransformatsioonist ettevõtetes, et meil on esimese asjana igas organisatsioonis töötavad inimesed. Meil on igas organisatsioonis protsessid ja meil on igas organisatsioonis juhtimine. Ja siis meil on ka neljas osapool, ehk siis läbi mille me digitransformatsiooni teostada ei saa, on siis erinevad tehnoloogiad. Ja kogu selle transformatsiooni käigus me peamegi oskama panna kõik need osapooled omavahel kokku. Ehk millised tehnoloogiad meile sobivad. Tehnoloogia on alati siis kooskõlas meie protsessidega, sest pakutakse ju turul tegelikult väga palju erinevaid tehnoloogiaid. Alati tekib see küsimus, et kas me leiame mõne valmistoote või me peame siis hakkama tegelikult ise arendama seda funktsionaalsust, mis meil siis vaja on. Et mis on see meile parim tee, jälle millest ta sõltub, mis on see protsess, mida me sellega tahame saada. Ja protsessis on alati oluline pool, et need on siis ka inimesed, et ilma inimesteta ükski organisatsioon siiski ei tööta veel. Ja me peame siis ka tegelikult arvestama neid inimesi, kes reaalselt seda protsessi teostab. Ehk, et millised on nende inimeste tööprotsessid, kuidas nad mida teevad. Ja need on need osapooled,
mis me siis selles mis tahes digitaliseerimise protsessis peame oskama panna kokku võimalikult hästi. Ja siit edasi minnes nüüd konkreetsemaks juba Eesti Raudtee projektiga tulen ma ikkagi jätkuvalt tagasi just nendele samadele teemadele, mida te siin näete, et üks on siis tehnoloogia, protsess, inimesed, kes me siis seda projekti teostame ja kes siis selle tehnoloogiaga lõpuks tööle hakkavad. Räägin nüüd edasi ka siit sellest Eesti Raudtee projektist ja kõigepealt esimene asi, mis on, et mis oli siis tegelikult selle projekti eesmärk. Et alati mis tahes digitaliseerimise projekti tehes ja me näeme seda vajadust, et meil näiteks mingisugused tegevused, inimesed teevad paberil, erinevad üksused kasutavad palju erinevaid Excel tabeleid, me näeme, et kogu selles tehnoloogiat meil ei ole ja kogu selle protsesside haldamine on keeruline, aeganõudev. Et see on esimene samm siis tegelikult, kui ettevõte hakkab mõtlema, et aga mida ma siis saan teha, millist lahendust mul on vaja. Teine asi, mis meil vaja on, et alati iga projektiga käib, et kui me teeme investeeringuid, siis me peame ju aru saama, kuidas see investeering meile lõpuks raha tagasi teenib. Kust me saame siis oma protsesse optimeerida. Nii ka näiteks oli üks Eesti Raudtee projekti eesmärk optimeerida ja ühtlustada taristu hooldus- ja haldusprotsesse, optimeerida kulusid. Ja kulude optimeerimine on ka alati iga digitransformatsiooni projekti üks selliseid võimalikke kohti. Et mida me peame endal kuskil kuklas alati meeles pidama, et kas meil lahendus on nice to have või me ikkagi reaalselt optimeerime kulusid. Ja läbi siis nende kahe eesmärgi soovis siis Eesti Raudtee leida endale uut infosüsteemi, kus on võimalik siis digitaliseerida nii Eesti Raudteega seotud varasid ja seotud varasid, varadega seotud tegevusi ja varade hooldamiseks kasutatavaid ressursse. Ja nähti ka siis ette, et just sellel samal taristul, kus inimesed siis töötavad reaalselt, võtta siis kasutusele ka nutiseadmed, erinevad siis tabletid või siis ka telefonid või siis telefonid. Et see on võib-olla need lähtekohad. Siis edasi esitas ka Raudtee siis rida lähtekohti, mida see tarkvara siis peab võimaldama. Et olgu siinkohal siis ka mainitud, et peab siis võimaldama erinevaid juhtumite ja intsidentide lahendamist, hooldusprotsesside juhtimist, erinevate raudteel tehtavate tööde reaalajas raporteerimist, varahaldust ehk taristuhaldust, olgu siin kohal öeldud, et ega Eesti Raudtee kõige kallim vara ongi see sama raudtee, mille peal rongid siis sõidavad. Ja siis ka materjalihaldust, sest et ka raudtee hooldamiseks ja erinevate tegevuste tegemiseks me kasutame väga palju erinevaid materjale. Siis lahendus pidi pakkuma ka koostöövõimalusi erinevatele osapooltele. Tegemist on siis ülisuure organisatsiooniga, kus on väga palju osapooli, kelles tegelikult sõltub see, kui hästi suudetakse seda taristut siis ka korras hoida. Ja viimane, mis siis ette nähtud oli, et tarkvara peaks siis ka liidestuma teiste erinevate tarkvaradega, mis raudtees kasutatud on. Nüüd, kui siit edasi rääkida, et need projekti siis lähtekohad, tekib siis seda, et mis on see õige lahendus
mida siis kliendile pakkuda selle teadmise juures, mis nendel siis on. Ehk neil on kasutusel oli siis ettevõtte ressursside planeerimise süsteem ehk ERP-süsteem Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation. See lahendus haldas neil ära väga palju finantsist. Seal oli osaliselt sees olemas ka materjalide haldus. Lisaks on neil kasutusel ka siis eraldi intsidentide ja operatiivjuhtimise haldamise lahendus Boni, mis on nende enda arendatud siis väga pikalt. Et need on sellised 2 suuremat lahendus siis, mida siis me teadsime, mis neil hetkel kasutusel on ja mis oli siis probleem, et seesama raudtega reaalselt tehtavad tegevused, nendel siis head lahendust ei olnud. Ja mida me siis kliendile siis pakkusime? Pakkusimegi siis sellist lahendust, mis on siis globaalselt tuntud lahendus. Tegemist on siis ServiceNow'ga ja ServiceNow, nii nagu te sellelt slaidilt näete, et tal on siis väga palju erinevaid funktsionaalsusi. Et funktsionaalsused alates siis kliendi haldusest, intsidentide või ka siis juhtumite halduses, siis ka on eraldi ka nii-öelda planeerimine, projektide haldus ja nii edasi, et neid võimalusi sellel tarkvaral on siis hästi palju. Ja kui nüüd tulles tagasi selle digitransformatsiooni juurde, et miks üldse selline tarkvara, et kes teavad seda, ma mainisin ka ERP-tarkvara ehk ettevõtte ressursside planeerimise tarkvarasid, siis ServiceNow'sse on üles ehitatud väga palju sellist funktsionaalsust, mida siis klassikalised ERP-tarkvarad endast ei halda või on lisamoodulitena tehtud, aga see on spetsiaalne tarkvara, mis on just selliste tegevuseks loodud ja teda on tunduvalt lihtsam käsitleda. Lihtsam, ta on intuitiivne ja väga siis ka loogiline just erinevate osapoolte tegemisel. Ehk sellepärast, ja ta on globaalselt just nii-öelda täiendav tegelikult osa erinevate ettevõtte ressursside planeerimise tarkvaradele. Mida meie siis hakkasime nendele ServiceNow'st pakkusime Eesti Raudteele, et esiteks oli seal siis 2 erinevat moodulit, üks oli siis ITSM moodul, ehk see on siis intsidentide ja juhtumite fikseerimine ja haldamine. Ja teine oli siis FSM ehk Field Service Management, ehk see tähendab seda, et kuidas me siis erinevaid, olgu need rikked, hooldustegevusi, neid siis reaalselt mida me nendega teeme, milliseid tegevusi me peaksime tegema ja lõpuks ka siis see, kaua need meilt aega võtab. Ehk need olid 2 sellist poolt, mida me siis kliendile pakkusime ja kui ma nüüd sellest projektist ka edasi räägin, näitan teile ka nüüd eraldi seda slaidi just selle FSM-i funktsionaalsuse osas, ehk see on siis Field Service Management, ehk kui meil on erinevad, olgu need rikete fikseerimine, olgu see siis ka hooldustegevused, siis kuidas läbi infosüsteemi siis neid planeeritakse, neid hallatakse ja reaalselt inimesed, kes siis neid tegevusi ka nii-öelda põllul teevad, saavad siis sinna otse raporteerida, mida nad tegid, kuidas nad tegid, milliseid materjale nad vajasid. Ja kindlasti ka üks oluline koht on, mis raudteed puudutab, et ka täpse asukoha, kus nad midagi tegid. Ehk see on see osa.
Ja kui nüüd natuke etteruttavalt ka öelda, et jah, see suur pilt oli pakkuda erinevaid nii-öelda mooduleid, aga lõpuks, kui me selle projektiga ka edasi jõudsime ja juurutama hakkasime, siis lõpuks me tegelikult keskendusimegi ainult sellele FSM moodulile. Ja kohe räägin ka sellest, miks see siis niimoodi välja kujunes. Et kui me ServiceNow'd ka juurutama hakkasime siis Eesti Raudtees, siis esimene asi oli juurutusmeeskond. Tegemist on väga suure organisatsiooniga, kus on väga palju erinevaid osapooli, kes kõik seal nendel igaühel on mingid rollid, mida nad kuskil teevad. Ja nüüd väga pikalt meil läks tegelikult aega seda, et me saame selle erinevad osapooled kõik ühtemoodi tööle, ühtemoodi mõtlema ja kõik nad oleks kõikide asjadega nõus. Ehk selleks meil tõesti see kõikide osapoolte kaasamine, jälle õpetamine, rääkimine, miks me midagi teeme, milleks seda vaja on, ehk see on üks osa sellest, mida me tegelikult peame siis inimestega. Kuni siis lõpuks nende inimesteni välja, kes reaalselt raudteel neid töid teevad, et ka nende inimeste kaasamine õigel ajahetkel on oluline, et see protsess meil kulgeks nagu hästi. Siis järgmine on siis ühtse arusaamise loomine kõigile osapooltele juurutatavatest äriprotsessidest. Ehk mida me siis tegime? Me tegelikult me siis kaardistasime ära äriprotsessid, määrates ära selles äriprotsessis erinevad tarkvarad, erinevad osapooled, kellel missugune roll on ja kuidas me siis midagi teeme. Et algselt me tegimegi ära selle suure pildi, nagu te siin sellel slaidil ka näete, kus on siis ka see ITSM-i pool ja siis edasi me läksime ka FSM-i poole peale. Et kuidas siis, mida me seal teed ja kui meil see protsessid olid valmis tehtud, siis me hakkasime siit nüüd vaatama seda, et kus meil see väärtus tuleb. Mida me siis lõpuks juurutama hakkame. Ja me jõudsimegi tegelikult selleni, et kuna ettevõttel on siis ka selles esimeses pooles kasutusel mitu erinevat tarkvara, ehk siis on juhtumite halduseks on ka Boni, siis me jõudsime selleni, et 2 tarkvara tuleb omavahel liidestada. See liidestamine on ajamahukas, aga kust tuleb nagu suurem väärtus? Ja me jõudsime sellele, et see suurem väärtus tegelikult tuleb sellest nii-öelda reaalselt tööde tegemisest, kuidas siis inimesed neid töid seal raudteel teevad, kuidas nende inimeste tööd saab paremini planeerida ja aega kokku hoida ja kuidas nad saavad paremini tagasisidestada. Ehk lõpuks jõudsimegi selleni, et esimeses etapis, esimeses skoobis me juurutame ära FSM-i projekti mooduli. Et nüüd tulles tagasi, et kui meil olid siis kinnitatud protsessid olemas, siis protsesside kinnitamine tegelikult oli ka, kui mida suurem on organisatsioon, mida keerulisem on organisatsioon, osapooli palju, siis väga ajakulukas, ajamahukas, aga see oli vajalik selleks, et kõik osapooled oleksid ühel lehel. Edasi on juba selline klassikaline tarkvara juurutus, protsesside ehk siis arendamine, seadistamine, testimine, töötajate koolitamine, õpetamine ja kui see esimene etapp oli meil tehtud, siis milleni me jõudsimegi sellel suvel pilootprojektini, kus me siis teostasime mingis osas selle pilootprojekti ehk reaalselt inimesed said siis endale kätte need tahvlid ja hakkasid siis nendes neid tegevusi ka teostama ja proovisid. Sealt me saime ka väga väärtuslikku tagasisidet, mida võiks siis veel paremini teha, et sel samal inimesel, kes neid töid teeb, oleks seda siis mugavam ja parem teha. Ja kus me siis praegu oleme? Praegu nüüd järgmises etapis meil ongi kavandatud see, et meil on siis pre-live, mis on siis
detsembrikuuses ehk see tähendab seda, et me võtame siis piloodist veel suurema piirkonna ja valdkonna, kus me siis seda kõike seda lahendust teeme. Ja nüüd kokkuvõtteks või siis milleni me siis ka, kui rääkida, mis me õppisime või mida me siis selle projektiga, et võib-olla oluline, mida ma siit välja tahan tuua, et kui meil on sellised projektid, et üks aega nõudvamaid osasid on ühtse arusaamise loomine mõlemate osapoolte vahel ehk kliendi ootustest arusaamine ja kliendi ootuste tõlgendamine, et see ka selle projekti juures oli võib-olla projekti algusfaasis meil läks sellega väga kaua aega. Ja võib öelda, et mida spetsiifilisem on kliendi äriprotsessid, seda ja see know-how, mis sealt endalt nende kliendi poolt tuleb ja selle arusaamine ja tõlgendamine ja seda näha siis selle tarkvara vaates ja kuidas seda tarkvara siis sinna sobitada, et võib-olla see esimene samm selle projekti juures, ma julgen küll öelda, oli meil ka nii-öelda teenuse pakkujana päris keeruline, vaevarikas, aga lõpuks me õnnestusime. Järgmine, mis meil ka selle projekti juures tuli, oli projekti skoobi muutmine. Ja projekti skoobi muutmine meil skoop muutus, nii nagu ma teile ka juba ütlesin, et me alguses läksime ühte asja tegema, lõpuks keskendusime teisele moodulile. Ja miks? Sellepärast, et ikkagi fokusseerida tuleb sellele, nii-öelda kõike korraga teha ei jõua, siis tuleb fokusseerida sellele, kus siis ettevõttele tuleb see rohkem seda väärtust ehk ka selles kohas, et kui raudtel oli vaja siis protsesse muuta ja inimesed panna siis teistmoodi tööle, inimesed tagasisidet digitaalselt tööle paremini planeerida, et sealt tuli tegelikult see väärtus ettevõttele. Ja kolmas, mis on alati iga projekti juures oluline, on see, et vanade harjumuste muutmine on alati keeruline. Eesti Raudtee on suure ajalooga ettevõte, kus on väga pikaajalised töötajad, 30-40 aastat, ja nüüd, kui me tahame nende inimeste harjumusi muuta, siis projekti algusest peale tegelikult oli oluline, et keskendutaks ka muudatuste juhtimisele. Kuidas neid muudatusi siis selles organisatsioonis ellu viiakse, sest mida me kõige rohkem tegelikult selle projekti jooksul tegime, et me katsusime igas etapis võimalikel hetkedel, kui mingid kaasata nagu erinevaid osapooli. Kaasata ja võib-olla läbi selle kaasamise meie selline projekti tempo ei olnud nagu väga kiire, aga teisalt inimesed olid kaasas ja lõpuks kõik said oma sõna sekka öelda ja nende sõnaga arvestati ja otsuseid tehti läbi konsensuse. Ehk võib-olla need on need õppetunnid ja iga sellise projekti juures need on sellised olulisemad kohad, mida siis arvestada ja millega siis ka alati, millele mõelda. Aga tänud kuulamast, et minu aeg on läbi saanud. Ja suur aitäh sulle, Ingrid, väga põnev ettekanne ja selle muudatuste osas mulle meeldib selline ütlus, et mis siin elus on kindel, on alati muutused. Et see on minu meelest selline väga tabav. Aga meil on siin tulnud ka üks päris hea küsimus läbi siis keskkonna, et mis on nagu sinu võib-olla arvamus või nägemus, et millised valdkonnad Eestis vajaks enim just sellist digitransformatsiooni, kes on täna siis vaeslapse rollis digitaalsuse mõttes? Oi, see on tõesti hea küsimus, et neid valdkondi on tegelikult meil palju, et on organisatsioone, mis on meil väga headel digitaalsetel tasemetel, aga on organisatsioone, millel see digitaliseerimise tase on võib-olla madalam.
kui ma siin tulen selliste päevakohaliste teemadega välja, et mida meil on ja mis on nagu hästi teravalt üles kerkinud just siin viimastel kuudel, on kaitsevaldkond. Ja kaitsevaldkonna erinevaid lahendusi jälle, kui me räägime siin globaalsetest lahendustest, mis turul on võtta, mida pakkuda, mida siis ka üle maailma või üle Euroopa kasutatakse, et see on kindlasti üks oluline teema, mida me peaksime tegema ja leidma just neid sobivaid asju ja kuidas neid siis, kui ma rääkisin siin organisatsiooni sellisest digitransformatsioonist, aga kui me kaitsevaldkonda vaatame, siis näiteks digitransformatsioon meil peaks olema tunduvalt suurem, laiem, riikidevaheline digitransformatsioon, kuidas info ühest riigist teise liigub, kuidas me saame kiiresti midagi teha ja selleks on tegelikult ka globaalsel turul olemas oma lahendus. Ja meil ta kindlasti antud situatsioonis, kus me oleme, siis on üks kõige põletavam teema. Väga hea näide. Et oskad sa mõnda ka eeskuju globaalselt turult tuua, kes on ka selline hea näide, kes on juba sellise digitransformatsiooni just selle ServiceNow näitel? ServiceNow'd kasutatakse. ServiceNow on, kui ma kaitsevaldkonda tulen, siis ServiceNow on tegelikult kasutusel ka näiteks NATOs. Et NATO kasutab, ta kasutab erinevaid tarkvarasid, aga üks tarkvara kindlasti, mida kasutatakse, on ka ServiceNow. Et just neid erinevaid mooduleid ja kõike. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, et see ei ole ainult eraettevõtted, vaid ka ju meie avalik sektor? Absoluutselt, kõik on täpselt sama, et nii erasektor, avalik sektor, ja me näemegi seda, et erasektor teatud kohtades on rohkem investeerinud, tihtipeale avalik sektor, ma ei oska öelda, milles see probleem on. Kas puudub teadmine, puudub nägemus sellest, kuidas neid tarkvarasid siis rakendada nendes organisatsioonides, et kus see siis see probleemi koht on. Aga tegelikult jah, sobivad nagu kõikidele. No täna siin on meil päris palju asutusi kuulamas ja ka tegelikult meie häid koostööpartnereid erasektorist, et oleme nüüd palju teadlikumad, et selline ServiceNow, siis ma saan aru, et võib öelda kui tarkvara. Jah, see on tegelikult pakitarkvara. Et on olemas ja siis loodetavasti saavad ka paljud ettevõtted, avaliku sektori asutused sellist digitransformatsiooni ellu viia. Et tõesti suur aitäh, et sa selle aja leidsid ja täna tulid ja esitasid sellise väga inspireeriva ettekande. Aitäh sulle! Aitäh!